mõõtmisest ja numbritest rääkides, mida peaks üldse täna üks tööandja mõõtma, et kas ta peaks nagu neid lõppkandidaate mõõtma või nagu ta peaks kuidagi laike mõõtma, vaatamisi, mis on oluline? Ma arvan, et esimene asi on oluline see, et kas üldse juba olemas olevatele töötajatele meeldib see sisu, mida nad teevad. Et kui nad on uhked selle üle ja neile meeldib ja nad on nõus sellega, selles mõttes, et kui tööandja teeb näiteks sisu, et meil on see ja meil on too ja meil on nii lahe, aga tegelikult ei ole lahe ja töökeskkond ei ole nii tore, siis ju kui inimene isegi tuleb töövestlusele, siis ta ju pettub ja ta ei tule tööle. Ehk siis minu arust esimene on see, et kas töötajatele juba meeldib see sisu. Minu meelest meil Selveriga oli päris hea näide, kuidas kui me saatsime neid videoid, siis kõigepealt siis nende sotsiaalmeedia spetsialist saatis kõikidele Selveri nagu töötajatele selle ja siis küsis nende nagu tagasidet. Ja kõigile meeldis ja kõik Selveri töötajad kontoris olid, nii lahe, väga lahe. Et see on alati näitab palju, kui juba töötajatele meeldib ja nad on uhked selle üle. Siis kindlasti vaatamiste arv mõjutab, et sotsmeediaga on ju see ka, et sa ei pruugi homme kohe kandideerida tööle, aga võib-olla sa kandideerid 5 aasta pärast ja sulle jääb see ikkagi meelde, ehk siis nagu see on nii pikaajaline, võib-olla 10 aasta pärast, võib-olla sul jääb lihtsalt see logo meelde iga kord, kui sa näed kuskil maja seinal seda logo, siis sa oled nagu, et see on ju see koht või jah, et ma arvan, et vaatamised ja kommentaarid ja inimesi näevad videot, siis seda rohkem neid näevad on ja, et me ikkagi tahame mida suurem on mass, seda suurem on tõenäoliselt seal massi seest keegi sulle sobib. Välja arvatud, et kui sa teedki nagu näiteks multikates ostad reklaami, siis arvatavasti su insener ei vaata seda, aga ikkagi see peab olema nagu huvitav minu meelest sellele vaatajale ja kommentaaridest tegelikult loed ka välja, et kes seda nagu näeb. Ja laikide ja kommentaaride puhul lihtsalt, mida rohkem neid on, seda rohkematele inimestele see video jõuab, ehk siis need on nagu pigem selle reach'i jaoks tähtsad ka. Ja muidugi see tagasiside on ju motiveeriv, et kui inimesed on õnnelikud, et nad nägid seda sisu. Okei. No jah, ütleme, et see sotsiaalmeedias vaatamine on ikkagi see nagu must on ja, et kui sul seda videot ei vaadata, ei tule sul kommentaariumisse ka keegi kommenteerima, eks ole, kui sul ei ole just eriti aktiivne mingi influenceri või sisulooja leiad, kellel mingi 1000 jälgijat ja kõik on nii aktiivsed, et iga kord tulevad kommenteerima, aga seda vist sotsiaalmeedias väga ei juhtu, ma eeldan. Oleneb selles mõttes, et on ka Eesti maastikul sisuloojaid, kelle fanbase on väga-väga aktiivne ja see on väga tark sisuloojate puhul, et kui nad ka ajendavad seda, et olge aktiivsed ja olge kommenteerige, siis neid fännibaas ikkagi leidub. Ma mõtlesin just, et huvitav oleks küsida, et teie kui siis cv.ee-s peaksid olema just kui spetsialistid siis töötajate leidmisel, et kuidas teil sellega läheb ja kas teil on üldse töötajaid juurde vaja või kuidas? No meil endal isiklikult ei ole, eks, aga mina väga sotsiaalmeediasse usun. Me tegelikult teeme ka tööandjatega koostööd, eks, ja sellised asjad ma näen, et päriselt toimivad ka kõige paremini, kus sa lähedki näiteks töövarjupäevale või sa teed TV3-s oli see 51 küsimust mingi spetsialistiga või selle influenceriga ja sellises stiilis videosid, kus nagu sa näitad päriselt seda tööd või ametit ja mis tegelikult selle sotsiaalmeedia juures ma ise näen, et kõige nagu suurem kasutegur on lihtsalt see, et on nagu järjepidev tööandja bränding nagu see sama, et kui sa näed kuskil logo siis sa lõpuks nagu sul tekib see äratundmine, sest et sul kandideerimisega on seotud mingisugused hirmud alati või mingisugune teadmatus nii noortel kui vanadel. Usalduse puudumine võib-olla. Just. Et sa pead nagu seda nagu kuidagi seda seina proovima siis lõhkuda või nagu läbipaistvaks tegema läbi siis sotsiaalmeedia. Ja ma ise näen vähemalt, et kui tööandjad ise seda teevad, siis see ei mõju nii hästi sellepärast, et ta on kuidagi, seal puudub see kolmanda osapoole soovitus. Sellepärast mina ise näiteks näen, et kui meie aitame või mõni sisulooja aitab või mingi selline nagu oma töötaja nagu mingis teises formaadis, siis see kuidagi toimib paremini. Et kui sa teed lihtsalt sellise corporate video, siis see ei toimi. Ja sellepärast ongi see tänane episood ka võib-olla on hea, et see paneb mõtlema värbajad ja personalijuhid selle peale, et ainult töökuulutusest võib-olla ei piisa, ainult karjäärilehest ei piisa, et täna noored, mis nad teevad, nad on sotsiaalmeedias palju, sotsiaalmeediat kasutatakse üha enam otsinguplatvormina,
sa pead mõtlema selle nii-öelda search engine optimization'i või selle otsingumootori optimeerimise peale, märksõnade peale, et see on nagu hästi oluline kõik. Nii et mina ütleks, et see toimib ja see kindlasti kahtlemata on asi, kus olla ja mida teha. Nüüd ma tean, et tööandjatel on teatud hirmud sellega ja see oleks järgmine nagu küsimus olnud tegelikult ka, et väga tihti kardetaksegi seda, et oi, et noh, et kui kaugele see üldse jõuab ja kas see jõuab kuskile ja et mis see nagu see tagasiside või see feedback on, sest me oleme näinud mingi halbu kogemusi, kus üks tööandja tegi video, kus kõik tahavad siin töötada, tulge meile tööle ja see kommentaarium läks nagu segaseks ja ütlesid, et noh, mitte keegi ei taha siin töötada, et mida te valetate meile. Et nagu tööandjatel on mingid hirmud. Mida teie näete, et kuidas need tööandjad maha rahustada? No ma ise näen, et kui tööandjal on hirm, et kommenteeritakse, et keegi ei taha seal töötada, siis probleem pole turunduses, vaid probleem on selles töökohas. Ja võib-olla ei tasu nagu alustada sellest, et mis meist välja paistab, vaid kuidas asjad meil sees on. Kui töökohas asjad sees on nagu tõesti hästi, ja töötajad ise räägivad, et vau, mul on nii tore seal, räägid oma sõpradele, perele, kõigile, siis on asjad ongi väga hästi selles mõttes ja siis tasub ka seda turundada ja seda näidata,